Maaelujutud. Tere, hea maaelujutud taskuhäälingu kuulaja. Täna räägime droonidest põllumajanduses. Saadet juhin mina, Oliver Loit, Metki innovatsiooniteenistusest. Ja täna meie saatekülaline Ainar Härm, Metki insener ja nagu sa ise ütlesid, siis drooniseire andmete analüütik. Nii et tere tulemast, Ainar. Tere, Oliver. Alustuseks nagu ikka, meile meeldib küsida natukene külaliste tausta kohta ja kuidas ta on jõudnud selle asjani, millega nad täna tegelevad. Nii et Ainar, räägi korral natukene endast ja kuidas sa jõudsid siis lõpuks droonideni? Droonid minu jaoks on olnud suurusjärk 3-4 aastat fookuses. Ja eelkõige just drooniseire, kaugseire, metoodika või tööriistana. Hariduselt, akadeemiliselt hariduselt olen ma geograaf, lõpetanud geoinformaatika ja kartograafia. Juba õpingute käigus suunanud enda pilgu kaugseire poole ja sealt edasi töötanud 6 aastat siis professionaalses kaardistusettevõttes. Seal me küll kaardistasime põldusid, metsasid, linnasid lennukite pealt, aga nüüd siis astunud lennuki pealt maha maa peale ja põlluserva, et drooniga natukene küll madalamalt, aga sama tööd jätkata. Milline see seiramine oli lennuki pealt? Jaga seda kogemust. No, lennuki pealt on päris intensiivne. Et kui drooniga teeme pool tundi kuni tund aku mahutavusest tulenevalt lendu, siis lennuki peal istume meeskonnaga 3-4 tundi järjest kaamera taga. Okei, ehk siis ka te lendasite lennukiga üle alade ja kas seal oli automaatpildistussüsteem või päriselt te ise siis nii-öelda pildistasite teatud nurkade alt või kuidas see süsteem seal toimis? Lausalises kaaristuses on alati automaatsüsteemid ette planeeritud plaanide järgi, aga nii nagu piloot peab ees keerama, siis lennukit õigesse suunda, siis peab kaameraoperaator jälgima, et see kaamera, mis automaatselt töötab, ikkagi teeb neid õigeid asju, mitte et ei jäta pilte vahele või ei jää hiljaks pildistamisega. Ühesõnaga lennukite pealt siis droonide peale, aga mis selle droonide huvi äratas või kuidas sa selle droonide juurde jõudsid? No, droonid on olnud siin viimasel ajal, ma arvan, et selline valdkond, mille vastu tekib tehnikahuvilisel inimesel huvi sellega tegeleda. Tehnika ja sõjahuvilisel ka kindlasti. Ja mina, nagu ma enne ütlesin, et näen seda lihtsalt seiramise ühe tööriistana. Selle tööriistal on omad tugevused, aga ka nõrkused. Ja kuna ta on tehnoloogia on võrdlemisi ikkagi odav, kui me nüüd räägime võrdluses lennuki pealt tehtava seirega või satelliitseirega, siis drooni on võimalik soetada põllumajandustootjal ja teostada ise seiret teistest sõltumatuna. Ja sõltumatuna ka siis ilmastikutingimustest, sest et lennukiga ka teatud tingimustes ei saa lennata, pildistada ja satelliitseire optiline ei näe läbi pilvede. Kas sa enne Metki juba tegid midagi droonidega või Metkis nii-öelda alustasidki droonidega toimetamist? Ma enne toimetasin enda põldude peal seiramisega, sarnaste metoodikatega nagu Metkis. Enda põldude peal? Jah. Räägi sellest natuke, sul on enda põllud? Ma olen maaomanik hetkel küll aktiivselt ei tooda, aga rendin välja põldusid ja monitoorisin nende põldude seisundit. Kas sa siis tegid seda juba kuidagi süsteemselt või tol hetkel oligi see lihtsalt selline lihtne ülelendamine, jälgimine või kasutasid juba mingit tarkvara tol hetkel? Mina olen alati enda siis lendamise praktikalt kaardistamisel üritanud seda nagu jätkata droonide peale, et ikkagi kaardistanud alati süstemaatiliselt plaanide ja projektide järgi sellist manuaalset lendamist sisuliselt ma ei ole väga palju teinud,
et ainult niimoodi lennates tarkvaraliselt on võimalik siis ilma moonutusteta või väheste moonutustega ja ilma aukudeta põllupildis siis seda suurt põllupilti koostada. No nagu me rääkisime ka, siis tõenäoliselt kellelgi ei ole küsimust, mis on droonid, mis nendega teha saab, et kes jälgib uudiseid, jälgib, mis toimub Ukrainas, siis droonid on kindlasti väga aktuaalsed praegu. Aga millest võib-olla väga palju ei räägita, mida meiegi proovime innovatsioonitiimiga natuke levitada, on see siis, mis võimekus on droonidel põllumajanduses. Ja kas avaksid meile praegu, me saame hiljem ka minna süvitsi edasi, aga mida praegu põllumajanduses siis droonidega tehakse? Seirats juba mainisid, aga mida saab teha? Kui me vaatame nüüd laiemat pilti, ka siis pilti väljaspool Eestit, siis saame öelda, et on kindlasti 2 suunda, üks on siis seire ja teine on siis nii-öelda agrodroonide suund, ehk siis agrodroonide puhul räägime droonidest, mis on võimelised siis mingisugust tegevust teostama, kas siis õhust puistama või pritsima. Ja kolmandaks oleks ehk siis tulevikus transpordisuund, et põllule toimetada siis objekte, esemeid juba õhust. Milline nendest suunadest sinu arvates praegu on kõige võimekam, juba kõige rohkem välja arenenud? Kõige rohkem uuritud ja praktilist, kui võib nii öelda, ka väärtust on ikkagi seiramisel. Agrodrooninduses ehk siis mingisuguste tegevuste, operatsioonide elluviimisel Eesti praktika on ka väga nõrk ja väljaspool on küll seda viljeletud, aga ka teatud piirangutega. Nii et ma ütleks, et seiramine on ikkagi praegult kõige tugevama taustaga. Et võiks öelda, et seire nagu metoodikad on ikkagi suures pildis kõik ära testitud ja kaardistatud ja ka innovaatilistemate tootjate poolt kasutusele võetud juba. Räägimegi äkki seiramisest rohkem süvitsi ja meil on siin, sa võtsid täna kaasa ka laua peale ühe drooni, kes meil vaatavad pildis seda asja YouTube'is, siis nad saavad seda ka näha, et mis meil siin laua peal on, et räägi meile natukene sellest droonist, mis meil siin on. See laua peal on üks Metki poolt kasutatav siis seiredroon, et tegemist on DJI drooniga, mis selle drooni teeb eriliseks võrreldes tavakasutaja droonidega on selle kaamera konfiguratsioon, et sellel kaamera siis konfiguratsioonis on lisaks värvisensorile ka 4 multispektraalse kanali sensorit. Ja see võimaldab meil siis põllust luua selline pilt, kus on kajastatud ka silmale mittenähtavate kanalite väärtused ja nendest väärtustest võimalik kombineerida siis taimede spetsiifilisi vegetatiivsuse näidikuid. Ja vegetatiivsusnäidikud võimaldavad meil iseloomustada siis taimiku tervist ja ka mudeldada siis ja prognoosida kasvu ja saagikust. Ehk siis põhimõtteliselt see kaamera, mis tal siin peal on, see ei ole üldse kui tavaline kaamera, mis mina näiteks tavalise drooniga käin ja pildistan, vaid ta siis pildistab erinevaid värve, laine pikkusi või mis selle nagu kaamera siis nüüd nii eriliseks teeb? Ja ma saan aru, et taime tervist saab isegi sellega hinnata tänu sellele kaamerale. Jah, üritan keerulist asja lihtsalt seletada, aga kui me kujutame ette, siis valguse spektri
laineala, siis nähtava valguse osa on sealt 400 nanomeetrist kuni umbes 900 nanomeetrini. Ja sinna vahele jäävad siis meie tavalised värvi kombinatsiooni põhikanalid, punane, sinine ja roheline. Aga siis meie kaamera, nagu ma enne ütlesin, et seirab ka nähtamatuid kanaleid, seirab siis punase servakanalit ja lähisi infrapunakanalit. Neid me silmaga ei näe, aga selle multispektraalse kaameraga suudame seirata. Mm-hmm. Ja mis pilt siis lõpuks avaneb, kui ütleme, et teed selle drooniga ühe seire ära, mida sa sealt pärast vaatad ja analüüsid, sina just ka neid andmeid analüüsid, et mida sa sealt tavaliselt hindad, mida sa jälgid, kõik seda? Ja ütleme nii, et ega kes esimest korda peaks selle drooniga kaardistatud siis kataloogidesse pilte nagu uurima, siis tundub see seis üsna segane, et on justkui üks õiget värvipilt ja siis sinna juurde tuleb ka 4 mustvalget pilti. Meile pakuvadki nii-öelda need mustvalget pildid huvi. Need on nagu peegelduskanalite pildid. See on ainult, nüüd ongi ühes üksik kanali osas on siis näidatud selle kanali peegeldusväärtus. Ja tavaliselt see lihtsalt värvitakse halltoonides või mustvalgena, et mingisugunegi visuaal nagu tekitada. Ja me kombineerime siis neid nii-öelda mustvalgeid kanaleid omavahel teatud valemite järgi ja sellest tulenevad siis vegetatiivsus näidikud, mis ka jällegi, kui neid arvutile ei ütle, et värvi ühte või teist tooni, siis on ka jällegi mustvalge ja suhteliselt raske nagu lugeda. Aga kui need näidikud pseudo gamma järgi siis värvida ja sellest ja need väärtused ka grupeerida, siis me saame põllupildist välja joonistada alad, kus taimik näiteks oli elujõulisem ja kus mitte. Ehk siis lõpuks tekib pilt sellest, et kus taimed on terved ja kus ei ole, kus on mingid tühimikud. Ja, täpselt nii ongi. Ja. Kas mingid kahjureid või mingid haigusi ka annab sellega näha? Teoreetiliselt annab. Praktikas on ka katsetatud, aga seal me nüüd peame meeles pidama seda piirangut, et mida väiksem on see seiratav või uuritav objekt, seda nii-öelda paremat resolutsiooni me peame saavutama. Ehk siis me peame tooma tegelikult drooni madalamale ja mida madalamale me toome drooni põllu kohal, seda vähem ta suudab korraga põldu katta. Ehk siis on väga spetsiifilised, väga väiksed objektid taimikus, kui me soovime neid tuvastada, siis me saamegi seirata järjest väiksemat ala. Nii et see ongi selline mäng selle vahel, et kui tahad suurt ala seirata, siis saad väga üldise pildi, aga tahad midagi väga täpselt, siis saad väga kitsa põllu korraga. Mm-hmm. Selge. Siin on üks asi veel sel droonil, et lisaks siis kaamerale, mis on natukene erinev tavadroonidest, on ka lisatud täppispositsioneerimise antenn, et see on nagu hädavajalik täppis viljeluseks, täppis põllumajanduseks on siis nii-öelda RTK parand sisend positsioneerimiseks, mis võimaldab drooni tuua 1-2 sentimeetri täpsusele meie globaalse navigeerimissüsteemi mõttes. Mis me selle hästi täpse kaardiga teha saame? Nagu hiljem veel, mis need võimalused on selle kaardiga, et ütleme selle drooniga me saame ju kaardistada ilusti ära põllu, me näeme, mis olukord on ja meil on nüüd ka väga täpne kaart, et mis võimalused sealt edasi on selle kaardiga? Kui me räägime konkreetselt sellest DJI droonist, siis see droon Mavic 3
Multispectral on justkui väike vend suurele agrodroonile. Ehk siis selle drooni mõte on täpselt nagu siin oleme rääkinud, põllul välja tuua need kohad, kus taimikul on mingisugune probleem, kus on vaja sekkuda ja siis selle täpse kaardi me anname sisendiks agrodroonile ja agrodroon siis sekkub põllul täpselt nendesse kohtadesse, mille väikedroon ära kaardistas. See nüüd võimaldab meil rakendada siis täppisviljeluslikku nagu mõtteviisi, mõttelaadi, et me ei pritsi ega väeta kohtades, kus seda ei ole vaja, vaid nendes kohtades, kus on vaja, et taimikut järele aidata või kahjureid tõrjuda. Ja seeläbi siis oleme keskkonnasäästlikumad ja ka tootjale sisendi mõttes justkui pakuks optimaalsemat kasutust, ehk siis sisendikulu alla toomine. Et lisaks sellele, et hinnata selle seirega, et mis seal põllul toimub, mis tervis taimedel on, kuidas see läheb, seda võib-olla ka ajalooliselt nagu kaardistada, me saame siis suurele droonile põhimõtteliselt pritsikaardi kätte. Põhimõtteliselt küll, ja see on nagu välismaal siis eriti just Aasias on see praktikas ikkagi igapäevaselt nagu kasutuses. Et see protsess käib siis nii, et enne seirad ette ära, teed kaardi valmis, siis söödad selle kaardi pritsidroonile ja alustab tööd, on ju teine droon. Jah. Okay. Kas seda kaarti annab ka mujal kasutada? See on ka meile huvipakkuv küsimus. Kas drooniga seiratud siis põllukaarti saaks kasutada tavapäraste põllutöömasinatega? Ehk siis traktorid haakeseadmetega, mis on võimelised samamoodi täpselt esiteks navigeerima ja siis teiseks enda siis näiteks haake või tööriista rakendama siis kaardi peal näidatud kohtades. Siin on küll mõned takistused veel, kuna droonide tootjad ja siis põllutöömasinad on ikkagi praegusel hetkel erinevate tootjate poolt. Ja nende tarkvarad ei pruugi nagu üks ühele ühilduda, siis tuleb teatud siis ümber konverteerimise etapid läbida. Ja natuke on hetkel see lähenemine veel selline nagu rätsepa töö, et sul on vaja inimest, kes suudaks seda failide ja sisu osas neid teisendusi teha ja et siis tõlkida ümber see traktori keelde, see droonikaart. Et päris nii lihtne ei ole, et ma olen kuulnud, et teed drooniga seire ette, tekitad selle kaardi, söödad selle näiteks mõnele pritsile, mis võtab sellised kaarte vastu, mis oskavad siis nii-öelda peatada oma pritsimist teatud kohas ja teatud kohas jälle käivitada, on ju. Näiteks mingid Amazone pritsid, mis ma kuulnud olen, et annad selle kaardi ette ja alustab tööd. Et päris nii lihtsalt see veel ei käi või? No me ei saa veel hetkel väita, kas see on lihtne või raske, sest meie enda praktika on praegusel hetkel nõrk veel selles osas, aga ei ole kuulnud, et see oleks väga lihtne olnud, et seda kasutataks. Ja. No tänu innovatsioonitööle ma olen ka natukene saanud kuulda, et olenevalt siis tarkvarast, et DJI enda tarkvaraga vist mitte, aga on mõned teised ka seire tarkvarad, nagu sa ise ka tead, me rääkisime sinuga mõnest seire tarkvarast enne, kui me alustasime lindistamist, et annab see kaart teha ja väidetavalt siis sööta pärast ilusti nii-öelda sisse. Aga see ongi siis nagu mingi spetsiifiline siis drooniseire tarkvara, aga jällegi ma ka ei ole katsetanud, see on see, mis ma olen lihtsalt kuulnud, mis potentsiaalselt nagu võimekas võiks olla. Ja see on meil tegelikult plaani võetud, et Medki enda seemnekeskuse masinate peal siis järgmisena hakata testima. Aga see sõltub hästi palju konkreetsest ikkagi masinast, et kas ta on siis John Deere või Klaas või midagi muud, et see sõltub täpselt nende konkreetsete tootjate tarkvara siis nii öeldakse ökosüsteemist, et
kuidas on see failide liiklus ja struktuursus seal siis kirjeldatud. Ja et mina nagu geoinformaatikuna suudan need kõik asjad nagu pilbastaks lahti lammutada, need kaardid sisuliselt ikkagi nagu kõige väiksemaks ruutühikuks nagu ja sealt edasi ta uuesti agregeerida kokku ükskõik mis formaati, aga see ei ole nagu tehtav nii-öelda nagu tavakasutajale ja see on nagu, ei ole mõistlik üldsegi nagu sinna nagu laskuda. Et töötame selle nimel, et kaardistada vähemalt ära need tööriistad, mis on juba praegult olemas ja et kui meil on võimalik siis anda lähitulevikus soovitusi tootjatele, et ühte või teist tööriista ja integratsiooni kasutama hakata, siis me kindlasti üritame seda teha. Ja seda muidugi, et neid kõlakaid ja potentsiaalseid võimalusi võib ju turul olla, aga päeva lõpuks on ju ka hea, et me päriselt ka ära selle testime ja näitame, et näed, meie kogemusel töötas ta niimoodi, sellised tulemused, see on hea, see mitte. Ja. Et mis sina arvad, kas potentsiaalselt igal tootjal võiks olla endal üks selline asi kodus või kuidas see nagu tulevikus võiks see asi kujuneda? Ma olen veendunud, et kes praegusel hetkel alustavad põllumajanduses drooniseirega, eriti multispektraalsega, siis on tulevikus teistest ees just seetõttu, et need andmed, mis on kogutud täna, kui need ka ei ole 100% hetkel need põllukaardid ühildatavad traktoritega, aga kui andmed on taletatud õigesti ja universaalsetes formaatides, siis tootja saab endale praegult koguda juba põldude spektraalset pealtvaates infot. Ja see info on kulda väärt, et masinõppe metoodikad ja tehisintellekt areneb sellise kiirusega, et ma arvan, et see on ainult mõned aastate küsimus, kui on turul ka juba pakkujad ja tooted, kuhu on võimalik tootjal enda viimase 5 aasta põllupildid üles laadida ja saada enda põldudele rätsepa töös siis soovitused, et kuidas on sul viljad minevikus andnud saaki, kuidas need on, milliseid spektraalseid signatuure on varasemalt sealt leitud ja et mis võib tulevikus põlluga toimuda. Ehk siis mõistlik oleks kõigil mõelda tõsiselt selle peale, et kuidas ma saaksin juba täna hakata kaardistama oma põlde, mitte lihtsalt piltidena, vaid spektraalse kaameraga. Ja mitte lihtsalt üksikute võtetena, vaid ikkagi ajalugu. Süstemaatilist kaardistust tegema, et oleme valmis tootjaid selles osas aitama ja ka kutsume üles, et 2. juulil toimuvale põllupäevale, kus pakume ka tootjatele siis nii-öelda käed küljes õppepäeva, et kuidas võtta see droon, kuidas ta põllukohale viia, mis programmi kasutada, et saaks just põllus selle lausalise kaardistatud pildi lõpuks kokku, kuidas see talletada, mida sealt lugeda välja, et teeme kõik need etapid koos läbi ja sealt, jah. Väga hea, ma kutsun kõik igal juhul sinna põllupäevale tulema, et saab päriselt nagu näha. Aga need julgid ja aktiivsed, kes kohe peale see episoodi mõtlevad, et nii, ma nüüd lähen ostan selle Mavic 3M ja tahan tegema hakata, et mis sul soovitus neile on nii-öelda kiirelt, sellised kiired 1, 2, 3 sammu ja mis tarkvara ta peaks kohe kasutama hakkama, et seda teha? Nüüd eks need soovitused sõltuvad täpselt sellest, et mis on nagu eesmärk. Ütleme, et ta tahabki teha nüüd seda süsteemset drooniseiret, täpselt nagu sa rääkisid, et on kulda väärt hakata praegu neid andmeid koguma ja talletama. No üldiselt tootjate poolsed karbi lahendused on juba päris head, et ja üpriski lihtsad kasutamaks nagu sisuliselt igal ühel, et tuleb mõningad printsiibid endale selgeks teha, aga tõesti see põllule nii-öelda kast ümber joonistada ja droon õhku lasta on väga lihtne, kuigi siinkohal tuleb välja tuua, et seda kõike tuleb teha seaduslikult ja ikkagi ka väikeste droonide puhul järgida siis Eestis kehtestatud
lennundusalaseid ohutusnõudeid ja reegleid. Ehk siis, kui sa oled selle drooni endale ostnud, me enne teame, et see on umbes 4000-5000 eurot on vist see droon, mis praegu siin laua peal on ju. Kui sa oled selle drooni endale ära ostnud, siis sa peaks ka mõtlema sellele, et sul võiks olema mingid load ja asjad, et seda kasutada. Jah, õnneks selliste väikeste droonide puhul, mis on kaalud siin alla kilogrammi ja ka suuruselt ikkagi väiksed. Et nende puhul on siis lihtsustatud reeglid, et sisuliselt tuleb lihtsalt olla veendunud enda pädevustes, õppida, sooritada eksam ja siis jälgida lihtsalt aktiivselt Eestis kehtestatud lennu ajutisi piiranguid enda soovitud asukohtades. Ja kui on need iseseisev õppe läbitud, eksam sooritatud ja olete veendunud, et te olete õiges kohas oma drooniga, õigel kõrgusel ja kaugusel teistest objektidest ei põhjusta teistele ohtu, siis on see edasi juba lihtne. On sul mõni tarkvara ka soovitada drooniseire jaoks? Kes nüüd võtabki kätte ja teeb selle kõik ära, need sammud, mis sa praegu kirjeldasid? Nüüd on seal põllu ääres, ta paneb selle Mavicu tööle ja... Ma suhtlesin ühe, ma arvan, et väiketootjaga pärast meie innovatsioonipäeva, kes kasutab DJI nagu karbitooteid, ehk siis drooni ja tarkvara sealt, mis võimaldab tal teha need sammud üsna lihtsalt ära. Et kuigi meie kasutame natuke spetsiifilisemat tarkvara nimega Pix4D, seda siis just piltide nii-öelda kokkuõmblemiseks üheks suureks pullukaardiks. Põhjus on lihtsalt sellepärast, et selline professionaalsem või ja natukene sügavam tarkvara võimaldab meil jälgida siis kaardistuse parameetreid ja neid kohendada vastavalt siis soovitule. No kuna meie ikkagi põhisuund Medkis on siis katse- ja teadusandmete nagu talletamine ja töötlemine, siis me peame nagu järgima mingisuguseid ka nagu teadusmetodoloogilisi nõudeid, et me peame enda lennud kõike ühildama sarnastele alustele, et nad oleksid omavahel võrreldavad. Ja. Aga kellel on seda soovi, et nii-öelda arvutit IT-maailmas nagu näpud õliseks teha, siis on selline tasuta tarkvara pakett nagu Web ODM ehk siis Web Open Drone Map, mis võimaldab ka need ortomosaikimise ehk siis suurte pullukaartide kokku lappimise ja muud fotogrammeetrilised etapid omal käel nagu ära teha ja seda täiesti tasuta. Aga see natukene nõuab tehnilist taipu, et installeerida ja siis käima tõmmata see tarkvara. Ja, muidugi, kes on huviline ja saabki uurida, ma tean veel, sa isegi rääkisid Drone Deployst, ja, on see tarkvara ja ma ise olen kuulnud veel, on ka Skipi Scout, et inimesed saavad ise uurida ja vaadata. Et selge, et nüüd on selle drooniga on ju, ütleme, töö tehtud, me rääkisime, et sellega saab teha kaardid valmis, pritsikaardid, mida siis sööta suurtele droonidele. Et räägimegi nüüd natukene suurtest droonidest, et mis seis siis nendega on ja miks neid juba ei kasutata võimsalt ja aktiivselt? Ja, suured droonid, see on ka meile selline huvipakkuv teema. Miks meil praegult Eestis ei kasutata? Mina näen, et üks suur takistus on seadusandlus, aga ka seda muidugi õigustatud, et selles mõttes me räägime ikkagi droonidest, mis on oma täismassilt kuni 100 kilo ja mõningatel juhtudel siis tiibade, rootorite siis
tippude omavaheline kaugus rohkem kui 3 meetrit, et noh, need on nagu väga suured droonid, mis põhjustavad ka tegelikult ohtu, kui need peaksid kontrollimatult kuhugi lendama või alla kukkuma. Seadusandlus piirab suurte droonide, agrodroonide kasutamist siis 2 moel, et esiteks taimekaitsevahendeid ei ole õhusõidukilt lubatud pritsida. Ja teiseks, nagu siis ma mainisin, et sellest ohust tingituna siis suurte droonide lendamine, käitamine on hoopis teistel alustel kui väikeste puhul. Et kui nagu väikse drooni puhul oli see iseseisev õppe ja sealt edasi lihtsalt reeglite järgimine, siis suurte puhul on ikkagi konkreetne ja spetsiifiline taotleja sõltuv lubade taotlemise protsess ja tõestamine, et need operatsioonid või need lennud vastavad siis reeglitele ja ohu hinnangule, riskijuhtimisele, et tuleb mõelda suurte droonide puhul varuplaanidele, kui üks või teine osa droonist näiteks ei allu enam juhistele, et kuidas siis käituda ja kus neid lennutada, et oht oleks ikkagi minimaalne, nii õhu kui ka maa ohta. Kas on või kuidas sa näed, et kas see regulatsioon on muutumas või mis seis sellega on? Et praegu põhimõtteliselt drooniga pritsimine võrdub just kui lennukiga pritsime ja see on keelatud. Kas see vaadatakse peale, et mujal maailmas ju seda tehakse, ka Euroopas, tehakse seda ka USAs, on ju Hiinas, sa rääkisid, isegi tõid näite, et seal on see juba osa protsessist. Ja saan nõustuda sinuga, et Aasias ja USAs on need droonid töös igapäevaselt. Euroopas on lennundusreeglid ja selle sama taimekaitse vahendite reeglid tõttu see piiratud, kuigi meie siis kolleegid Leedus siis väidetavalt kasutavad seda juba rohkem. Ja olen ise lugenud ühte uuringut, kus tõrjuti Sosnovski koruputke agrodrooni pealt. Aga miks üldse pritsida drooniga? Miks pritsida drooniga? Jah, see on hea küsimus. Aga tegelikult vastus ei ole üldse mitte nii keeruline. Puhtalt täppisviljeluslik kaasaegne lähenemine üldse põllule tehtavatele toimingutele, et järjest enam kuuleme siis kas taimekaitse või mingite muude ainete ülemanustamist tingitud probleemidest põllumajanduses ja lisaks sellele, et see droon suudab täpselt sinna kohta pritsida, kus on vaja, siis droonil jälle rattaid all, ta ei sõida mööda põldu, et ta ei koorma seda põldu ja seda pinnast ja suudab ka põllule siis minna, kui tehnika ei suuda. Et nagu meil eelmine aastagi, sa ilmselt mäletad, kui ka Jõgeva põllud muutusid, teraviljapõllud muutusid riisipõldudeks, piltlikult öeldes. Ja ka, jah, ja tõesti suur kasutuskoht on maastikute, kus ei olegi võimalik liikuda siis kas traktori või mõne muu masinaga. Et meil Eestis küll jah, sellist mägismaad ei ole, aga mujal maailmas, kus on näiteks ka kohviistandused kuskil mägedes või teeistandused, et seal ei olegi mõeldav mingi suure masinaga neid tegevusi tegema. Kas sa oled kuskilt ka mingit kuluefektiivsust näinud või kuulnud? Võrdluses traktoriga näiteks? Ainukene kuluefektiivsuse aruanne hetkel, mis nagu on ringleb, on siis pärit Ameerikast, kus hinnati agrodroone, nende siis pritsimist ja et mitme päevaga nad suudaksid ennast justkui tagasi toota. Ja see oli 2000 hektarit ja nad arvestasid, et nad suudavad 50 hektarit päevas pritsida. Et 40 järjest tööpäeva.
Aga jah, siin on nüüd ka sellised agad, et 50 hektarit nagu lausaliselt pritsida nagu ühe kogusega kaheldav, sellepärast et ikkagi agrodroonide paagid on ikkagi väiksed, et nad võtavad kuni 75 liitrit lahust peale korraga. See sõltub, et mis on siis pritse kiirus ja kogus. Aga kui see ongi täppisviljeluslik ja sisuliselt või piltlikult öeldes pritsime siia natuke ja sinna natukene ja järgime põllukaarti ja on need hektarid tehtud, siis jah. Kui selle väikse seiredrooniga saab siin pool tundi 45 minutit lennata, et kui kaua see suur droon seal õhus on või suure tüki ta nagu korraga ära teha jaksab? No, mina olen näinud nendest uuringutest, et ega see aku justkui ei olegi piirav, et ikkagi need paagid saavad enne tühjaks. Et nad käivad tihedamini nii-öelda tankimas, kui üks aku kestaks. Milline see protsess või tööprotsess selle pritsidrooniga välja näeb? Ja muidugi me ei ole rääkinud, et tegelikult sellega saab ju puistada ka, et sellega väetist või mis iganes muud on ju. Aga selle pritsi vaatenurgast, et ma olen USAst näinud põnevaid ülesehitusi, kus on suured treilerid ja generaatorid, laevad, akusid ja paagid on seal, et kohe nagu täita ja siis 2 drooni läheb korraga peale, et kuidas see protsess, tööprotsess näeb välja sellega? Ma saan siin juhul nõustuda ainult sinu kirjeldatuga, et ega kuna me ise seda teinud ei ole, siis meil nagu praktikat pole. Aga lisaks kõigele sellele, mis sa kirjeldasid, siis on ikkagi igale droonile vaja operaatorit. Et kahjuks me ei saa siin rääkida sellest, et me inimtööjõudu nagu kohe suure hüppega vähendaksime, et on ikkagi vajalik inimene, kes on nii-öelda puldi või ekraani taga, kes jälgib, et töö saaks tehtud ja et droon ei läheks uitama. Jaa, absoluutselt, ja täidab seda paaka ja vahetab neid akust. Et seda me veel ei välista, et droon nüüd teeb kõik üksi ära. Aga juba ka militaar- või sõjalisel otstarbel ju arendatakse parves lendamise tehnoloogiaid, et droonid lisaks sellele, et nad suhtlevad omavahel ka siis järgivad kindlat tööplaani ja suudavad mitte kokku lennata õhus ja et võib-olla tulevik näitab, et üks operaator saab mitut agrodrooni korraga ka opereerida. Aga sinna peab ka seadusandlus järgi jõudma, kindlasti. Sa rääkisid ka veel, et kolmas asi, mida tõenäoliselt kasutama hakatakse, on siis nii-öelda pakiveodroonid või suured? Põhimõtteliselt küll, jah. Et need droonid on ka olemas, et siis nad näevad enam-vähem sarnast välja nagu agrodroonid, lisaks, et vahe on selles, et paak või puistur on ära võetud ja sinna on siis raami vahele just kui võimalik siis kastiga enda last kinnitada ja seda on nagu välja tulnud tootjatega rääkides, et naljakas probleem küll, aga kuidas sa põllule viid traktoristile lõuna, et miks seda mitte drooniga teha, sest tihti peale suurtootjate põllud on ju tohutult suured ja see ajakulu, et sul on keegi autoga sõidab need põllud läbi, see on ju meeletu, et miks mitte teha seda drooniga. Või kui on tehnikal, kui on vaja mingit varuosa näiteks põllule toimetada, et kui see oleks võimalik baasist nagu välja saata drooniga. Ma nagu ei ütleks, et see nagu nii utoopiline või üldsegi hullumeelne mõte on. Ma arvan, et me näeme seda pakidroonindust ka muudes eluvaldkondades varsti käima minevat. Jah, ma usun ka, et see on huvitav näha, et kas või vintsiga saad ju selle paki alla lasta, kui on vaja, kui sa ei saa maanduda näiteks, eks. Mis huvitavaid ideid sa veel oled kuulnud droonide kasutamisest meie sektoris? Et mille jaoks neid tahetakse kasutada või mõeldakse, et võiks proovida? Kui sa oled kuulnud midagi? Ma arvan, et me oleme nimetanud praegu siin nagu need põhisuunad ära, et hetkel küll nagu ei tule nagu midagi lisaks, kui et kindlasti
on üks kasutusvaldkond nüüd seiramise mõttes oleks ka igasuguste põllukahjude tuvastamisel ja ka miks mitte siis kui on sul mingisugune tähtis kultuur või näiteks katseala, et selle ümbrusses, ma ei tea, kas või näiteks metsloomigi tuvastada, et seda tehakse ikkagi termotroonidega, et põhimõtteliselt nagu alavalve, ma ütleks ka, et ka tegelikult tootjate baaside ümber või selline turvatehnoloogiline droonid on juba kasutusel mitmetes riikides, et on autonoomsed, tulevad ise enda maandumiskohast, tõusevad õhku ja lähevad sinna tagasi ja laevad enda akud seal täis. Jah, eks on vist sellised, ma olen ka näinud internetist ja kes tahab, saab ka otsida, on DJI-l kas või on sellised kastid, kus see droon seal on sees, ta laeb on ju, tal on mingi missioon antud teatud ajapikku, ta siis täidab seda missiooni on ju ja saadab need andmed sulle arvutisse. Ja mitte ainult DJI-l, et konkurentidel nagu Autelil on sarnane kastilahendus olemas ja ilmselt ka Ameerika tootjal on ka midagi sellist mõttes. Mis sa sellist ideest arvad, et tootjad on küsinud isegi mitmel korral? Lindude peletamine on probleem. Nii haned põllul kui ka marjapõõsastel, et mis droonidega teha annaks? Kusjuures selle probleemi või küsimuse puhul ma esimest arvakski, et see nii-öelda valvedroonidega oleks kõige efektiivsem, sest ta on autonoomne, tal on enda siis ette nähtud lennuala, täpselt ongi see istandus, on ju, ta ei tohiks sealt uitama välja minna ja kui kas on siis mingisugune eraldi sensor, mis tuvastab siis nüüd selle linnuparve ja see saadab välja drooni ja droonid ei meeldi lindudele, et seda võin kinnitada, et tihtipeale olen isegi teinud enda seal põldude kohal lendu ja siis hakkavad kas pääsukesed väga lähedalt mööda pikeerima, et ta on ikkagi lindude jaoks nagu sissetungija ja mingi oht taevas. Jah, pluss ma olen näinud isegi, et sarnastele droonidele saab ka ruupurid peale panna, et saab nagu mõelda välja igasugused huvitavaid lahendusi, et tõesti võib-olla see osa, et kuidas ta sealt märkab, et nii nüüd on aeg minna, et mingi jälgimissüsteem peaks olema ja kindlasti mingi arendustarkvara sinna taustale, aga vaatame äkki mingi siuke põnev projekt võiks isegi tekkida, et me sellist asja arendame. Nüüd kui keegi mõtleb veel, et tahaks testida droone asju, siis nii palju ma veel võib-olla ütleksin, et jälgige sellist toetust nagu arendusosaku toetus. See on täpselt selline piisavalt väike tükk, et võib-olla algus mõtled, et ei tea, mis sellega teha, aga ma arvan, et üks näiteks põlluseire test või midagi sellist, see sobib hästi täpselt sinna sisse koos mõne teadlasega, Maaülikoolist, meist, kellega iganes, et see võib olla midagi huvitavat, mida tasub mõelda. Ja tegelikult tõmbakski vaikselt meie poolt otsad kokku, et võib-olla lõpetuseks selline viimane küsimus ja arutelu, et millist koostööd võib-olla siis Metkiga saaks teha, kui on huvi droonide vastu, drooni seire vastu, kõige selle vastu, et kas saab ja missugust koostööd praegu saaks Metkiga teha? Ja, et kellel on huvi või küsimusi droonide kasutamise osas või teil on välja pakkuda mingi väga huvitav põllul esinev fenomen, mida me peaksime kaardistama, siis tasub meile alati kirjutada ja katsume teile vastata. Ei saa küll garanteerida, et kohe jõuame teie põllule, aga saame seda kaaluda. Ma julgen öelda, et oleme põldude seiramises siin Eesti professionaalid selles osas. Ja anname teile nõu siis tarkvaraliselt või ka, et kuna ja kuidas seiret teostada. Ja tulevikus siis loodame, et saame ka agrodroonidest rohkem rääkida. Aga kui teil on ka mingisugune põld, kus on näiteks teil alust arvata, et näiteks mõni haiguskahjustaja avaldub
suurema tõenäosusega, siis tasuks sellest ka nagu teada anda. Et ei saa küll kindlalt väita, et me jõuame sellega kohe tegeleda, aga meie, kuna me teeme ka taimekaitsega koostööd, siis otsime sellist materjali, et kus saaks seirata ja pildistada, talletada mingisuguse väga tugevalt esineva nagu taimekahjuri mõju. Ainer, mul on hea meel, et sa tulid täna külla, rääkisid meile droonidest, võimekusest, saime ka erinevaid võimalusi teid põrgata. Et ma usun, et tootjatel on nüüd mõtteid ja võib-olla ka tekkis ka küsimusi, millega teie meie poole pöörduda. Nii et aitäh sulle veel kord, et sa tulid meile külla, rääkisid droonidest. Aitäh kutsumast!